tänasel päeval toimumas festival Noor Insener, mis siis on sellel aastal ahelreaktsioonimasinate ja ka kuulimängude temaatiline. Et see festival Noor Insener kutsuti siis ellu 2018. aastal. See on siis Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit pani sellise festivali kokku ja see idee on tulnud tegelikult väga mitmelt poolt. Ehk siis see on tulnud erinevatelt ettevõtjatelt, Alge, kes on seda rohkem nagu välja käinud, kes mitte, ja siis Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu nagu juhatus koos siis koostöös erinevate õpetajatega siis pani ka kokku, kuidasmoodi siis see festival võiks välja näha. Ja algselt siis need minu selja taga olevad ahelreaktsioonimasinad, nende mõõtmed said siis S-Cube'i suurendatud mõõdud ja siis tuligi, et kuna see oli see kosmose teema ka väga päevakorras ja meil on ju inseneeria Eestis, Eesti vajab hädasti inseneri juurde, siis kuidas panna õpilasi mõtlema? Masina mõõtudes meil tekkis arutelu, et kui suur see võiks olla, kas ta on laua peal, ta on kuskil põranda peal ja lõpuks leidsime, et laudade leidmine erinevates festivali kohtades järgmistel aastatel on kindlasti vaevarikkam kui see, et panna lihtsalt masinad põranda peale ja oleks sellised mõõdus, et ta on ühtepidi vaadeldav, teistpidi transporditav, ta on piisavalt kerge, et teda viia kuhugi kohta ja palju muid aspekte ka seal juures, et seda põranda peal asetsevat mõõtu sai otsitud. Te olete teinud plaanid või joonised ja te olete selle realiseerinud. Seda me täna näeme ja see on tõsiselt äge. Kuni siiamaani ma arvasin, et see noore inseneri või üldse inseneri teema on Eestis selline hääbuv asi, aga täna te muutsite mu meelt. Aitäh teile ja pange sama vägevat edasi. Me oleme ehitanud auto järelhaagisesse tehnoloogia õppeklassi, millega me käime Eestit ringi ja proovime noortele tutvustada inseneeriat ja tehnoloogiat. Tavaliselt ma lähen kohale, mul on kindel grupp, mul on 15 noort, maksimaalselt võtan korraga sisse, aeg läheb käima, 1,5 tundi ja teeme erinevaid tooted. Täna me tegime sellist väikest kuulimängu, tegime widget spinnerit, tegime niisama sellised väiksed võtmehoidjad lasergraveerijaga pilte, aga muidu meil on üle 100 erineva toote valikust. Teeme Pinksi reketeid, teeme LED-lampe, teeme Bluetooth kõlareid, et valikuid on tegelikult väga palju. Nad on siis puit, metall, elektroonika ja mul on tegelikult 2 sellist töökoda. Teine töökoda nüüd ma rohkem surun sinna metalli peale, et ma ehitasin eraldi keevitusboksi, et mul on nagu unistus 4. klassi poistega hakata tiikkeevitust tegema 10 minutiga. Tahan poisid keevitama panna. Ja olete pärit ise kus kohast? Ma ise olen pärit Jõelähtme vallast. Meie see baas asub Jõelähtme vallas. Meie tihtipeale põhikooli õpetajatena ei teagi, mis nendest väga palju edasi saab, sellepärast, et mõned õpilased käivad, külastavad oma vana kooli ja tulevad lihtsalt vaatama, mis toimub. Paljud tegelevad oma asjadega, nii nagu noored ikka, kõigil on käed jalad tööd täis, ei jõua kuhugi. Siis kuuled, et kes on kus ja mis keegi teeb. Aga on siin tarkvarainsenere, kes õpib füüsikat, kes kus, mismoodi, niimoodi, et väga palju erinevaid. Aga see probleemne mõtlemine või nagu probleemide lahendamine, see on ju tegelikult vajalik igal elualal. Ja kui inimene suudab probleeme lahendada, siis ei ole tähtis, mida ta teeb. Õpilased nägid nüüd ise, mida siin korraldatakse, missugused need ahelreaktsioonimasinad on ja püüame seda igati populariseerida. Ja meie gümnaasiumis üks valikainetest on praktiline inseneeria, kus siis 2 kursuse jooksul peavad õpilased valmistama ühe sellise masina. Me loodame, et see idee ja see vaimustus, mis nagu õpilastes on ja juhendajates on, see ei katke. Me nüüd küll proovime igal aastal mingisuguse teema muutuse natukene sisse viia, ehk siis sellel aastal tulid juurde kuulimängud. Ja kui see kannab ja jätkub ja käib erinevates maakondades, siis seda on ainult väga hea nagu näha. Tänasel päeval eriti meeldis siis vallavanema
üllatus, et vaata, kui vahva üritusega tegemist on.